nüüd on palju sigimist ja sagimist, aga on võimalus võtta aeg ja rääkida keelest, selle elust, ilust ja jõust. Austatud laureaat, head keelesõbrad! Eesti keeles mõtteid oleme täna kuulnud ja murrete üle arutanud, rõõmustanud. Aga küsiksin kohe, kas eesti keel on suur või väike keel? Ja kui tohib, ma annaksin alguses sõna tänavusele laureaadile. Seda, et eesti keel on suur keel ja mitte ainult suur, vaid ta kindlasti on paljude jaoks üle mõistuse suur keel. Mida arvavad noored? Rikas keel, ilus keel. Ei, ma arvan ka, et meil on suur keel, aga ma arvan, et kõnelejaid on vähe. Mina arvan, et eesti keel on meie jaoks suur keel, aga võib-olla teiste inimeste jaoks välismaalt tundub see väike. Ma ikkagi nõustun ka selle arvamusega, et pigem on ta suur keel ja ma nõustuks sellega, et teiste jaoks on ta ka pigem ikkagist raske keel, et ongi, et meil on nii palju erinevaid sõnu ja käändeid ja kõiki asja, et on ikkagist pigem nagu raske keel, ma arvan, suur ja raske. Ja eesti keel on ikka väga suur ja raske ja teiste jaoks ka ma arvan, et ongi, et niisugune väga keeruline ja üle mõistuse äkki. No minu jaoks on ka eesti keel suur keel, et siin meie ma nõustun ka eelmiste vastustega. Eesti keel on minu jaoks samuti suur ja raske. Kui te näiteks kohtute mõnda turisti siin Eestis, siis vähesed on, kes oskavad ja räägivad mõnda väljendit või mõnda sõna, aga on ka neid, kes midagi oskavad ja on meelde jätnud. Mina nõustun kõikide eelnevate väidetega. Eesti keel on kindlasti suur keel, eriti eestlaste endi jaoks, kuigi ta ei pruugi olla maailmas väga levinud, aga ta on kindlasti suur keel. Me nõustume, et kui on kõlama jäänud omadussõnad nagu suur ja raske, kas eesti keel on palju ilus keel? Ja kas raske võibki teha ilusaks keel? Kindlasti jaa. Ma arvan, et isegi mõned raskemad väljendid võidi kõlada ilusalt. Eesti keeles on ilusaid lauseid ka palju. Isegi kui koks läheb üle maksa, siis võib kõlada. Aga kujutame ette, et me viibime suures raamatukogus, kus riiulitel on keeled, mitte raamatud. Ja igaühe jaoks on raamatukogus talle kõige sobivam riiul. Ehk et see riiul, kus on esindatud kõik need keeled, millega te elu jooksul olete kokku puutunud, kas või veidi. Millised keeled on teie keeleriiul? Ma arvan, et minu keeleriiulisse kuuluvad hetkel ainult need keeled, mida ma olen koolis õppinud. Ehk siis väga väike osa vene keelt, veidi suurem osa inglise keelt ja põhiliselt ikkagi eesti keel. Minu sõnariiulisse samamoodi kuulub põhiliselt eesti keel, siis suuremat osat inglise keel ja ka vene keel. Aga ma arvan, et sinna võiks kuuluda veel prantsuse keel, kuna Euroopa Liitus tulevikus võib ka hakata rohkem seda kasutuses olema. Nii et ma arvan, et ma sooviks kasvata prantsuse keelt. Minu riiulisse kuulub ka
Eesti keel suuremalt jaolt ja ka inglise keel. Minu riiulis, ma arvan, teavad eesti keel, inglise keel ka. Need kaks lähevad nagu väga segamini vahepeal. Ja ka vene keel, et seda tuleb palju. Ja natuke soome keelt ka. No ma arvan, et eesti keel on ikka kõige suurema osakaaluga, aga no ma arvan, et kõikide teiste keeltega, no ma ei saa öelda kõikide keeltega, aga paljude keeltega on kokku puudutud, aga mingil väiksel määral ei saa nagu eriliselt välja tuua. Siin eks inglise ja vene keel on nagu suurema osakaaluga, aga ma arvan, et me oleme kohanud teisi keeli ka kuskil mujal. Mina nõustun täitsa selle eelmise väitega. No minu jaoks on ka eesti keel ikkagi kõige südamelähedasem, aga koolis on õpitud natuke soome keelt, vene keelt, inglise keelt, aga eesti keel on ikkagi üle kõige. Ja millised keeleraamatud, keeled on meie tänavusel laureaadi riiulis? Ma natuke põikleksin kõrvale ja käänaksin juttu sinna. Te mainisite, kuidas eesti keel võib olla natuke raske. Ja üks ladina keele õpetaja, kelle puhul mõni õpilane ütles, et ega see ladina keel väga lihtne ei ole. Siis õpetaja ütles, et minge nüüd. Vanas Roomas iga jooksupoiss, pesunaine ja muu selline rääkis sulaselget ladina keelt. Et see keele raskus on natukene hägune asi, aga et see ei ole kindlasti määrav, mille taha pugeda. Aga et nende teie keelte, jah, ma pean ikka vastama ka midagi, et see eesti keel ei ole mul lihtsalt eesti keel. Minu riiulis on kindlasti ka kõik murteraamatud. Nii palju, kui neid siiamaani on välja antud ja mida me kõik veel kavatseme välja anda. Et see Virumaa murderaamat on mul puudu. See tuleks teil kirjutada. Aga et minu meelest on väga oluline ka see, et ikkagi naabrite keeli tuntakse peale nende üleilmsete ja õnneks oli siin kuulda soome keelt. Et läti keel kuulub samasse naabrite seltskonda ja et kui nüüd veel muid naabreid vaadata, keelenaabreid vaadata, siis on meie naabriteks on ju ka vadjalased. Et kui natukene üle selle Narva jõe minna, siis meie peamised ja paljud keelesugulased on seal. Et ma soovitaksin teil natukene huvi tunda ka meie sugurahvaste vastu. Kui te oma vaimusilmas nüüd peaksite mängima mõttega, et küll oleks tore, et lähete üle Narva silla, seal on Vadja riik ja siis tuleb Isuri riik ja siis on Vepsa riik ja kõik need, kus me saaksime oma keelega asju ajada, nii nagu skandinaavlased tihtipeale omas riigis ja kõik, et siis aga et naabritega tuleks tingimata suhelda ja kõigi nendega, kes on siin meil ikka raudselt eesti keeles. Aga vaatamegi keele riiulis natukene kaugemale ja samas ka algusesse. Kus on pärit teie vanemad ja vanavanemad? Kus paiknevad teie juured? No, mul on päris palju juuri. Isa peaks olema täiesti eestlane, aga ema juured on siis Leedus, Poolas, Venemaal, kuskil veel täpselt ei tea. Aga jah, suht paljudes kohtades. Minu isa ema oli täiesti eestlane. Ta isa oli venelane ja teiselt poolt on vanaema venelane ja vanaisa ingerlane. Minul teadaolevalt peaks üsna eestlased olema mõlemalt poolt. Aga
kindel ei saa kunagi olla. Mõlemad ema-isa nagu on nagu täis eestlased, aga see nagu ei näita nagu tervet pilti. Et mul isa pool tegelikult, et kui oli nagu tsaari aeg, et siis tegelikult mindi nagu Siberisse ära mingiks hetkeks ja seal nagu osa suguvõsa jäigi sinna, et kui nagu Nõukogude Liit tekkis, et siis nagu osa tuli tagasi, aga nagu osa on ikka veel seal. Et nagu me võime nagu täiseestlased olla, aga nagu seda neid nagu vene juuri nagu ikka veits on. Minul on ema ja isa, mõlemad on eestlased ja ema ja isa vanemad on ka eestlased. Aga korra segan, et kus võib-olla ka sündinud on, et millised murdepiirkonnad ja murdealad võib-olla meil siin väikses, aga suures ringis on kaetud, et tema isa ja vanavanemad. Mu ema vanemad on mu ema vanaema mu ema isa ja ema isa ja ema siis on Setumaal sündinud, et sealt mingid Setumaa juured on ka kindlasti. Minul on ka põhiliselt eestimaised juured, aga sinna hulka kuulub ka mingil määral vene juuri. Minu ema on ka eestlane ning isa juured ulatuvad sinna Lõuna-Eesti ja Seto poole, et tema siis isa ja onu ja kõik on hästi tugevalt Setomaaga ja sellega seotud sealt. Minul ema isa on mõlemad täiesti eestlased ja Jõgevamaa kandist ja minu teada isegi varasemad põlved on ka kuskilt sealt piirkonnast. Minul on selline huvitav olukord, et nii isa kui ema on mõlemad pärit ka ühest kihelkonnast ja see on Rapla kihelkond. Aga miks on mul selline nimi, et kust on see pärit ja see on veel eestistatud nimi, et ta on kunagi olnud ka Viikberg ja annab kirjutada veel ka 2 V-ga ja CK-ga ja nii edasi, et selle nime taga võib olla üks mingisugune üllatus veel, mida ma ei ole veel kätte leidnud, aga et Viikberg on muidu pärit 2 kohast, on Mihkli kihelkond ja Rapla kihelkond. Nii et eks see eriti peale Põhjasõda, aga ka hiljem, et kui siia hakkasid tulema naaberrahvad, siia tuldi Soomest, siia tuldi Venemaalt ja võttis aega, enne kui Oleškadest said Oleskid, nii et nii need asjad on siin käinud. Milliseid piirkondlikke keelekujusid te tunnete, oskate, olete tähele pannud, olete kuulnud? No tänu selle, et meil sugulased seal Setus on, siis me üritame ikkagi suvel mõned päevad seal veeta ja siis seal pigem on kõnekeeleks nagu kuidagi mingit moodi on see Setu mure sinna sisse juurdunud, siis vahepeal on ikkagi huvitav kuulda, aga kuna me seal nii vähe oleme, siis endale see nii suurelt nagu külge ei hakka. Minul otseselt pole väga seto keele kui selle murdega kokkupuudet olnud, küll aga see kõlab kindlasti teistmoodi, olen ka kuulnud ning aga ja me selles mõttes vanematega nagu oleme ka käinud seal Setumaal ja niimoodi sugulastel külas ja niimoodi suhelnud, et see keel on ja seal natukene nagu teistmoodi, aga endale see nagu külge ei ole nagu hakanud. Kui mul osa suguvõsast on nagu elavad Venemaal, et nagu ma üritan küll vene keelt nagu rohkem õppida ja sellest aru saada, aga
et nagu kui väiksena see nagu väga peale ei läinud, et nagu, et praegu on nagu väga raske seda nagu, kuidas ma ütlen, et nagu seda taastada, et nagu isegi mulle nagu meeldib seda nagu veidike isegi õppida ja ma nagu tahan paremaks saada, aga et see, et ma varem nagu üldse ei meeldinud, ei tahtnud ja et nüüd see on nagu kordades raskem. Kuna mu ema räägib vene keelt ja kõik tema siis sugulased ka, siis ma olen üritanud ise ka rohkem mu huvi vene keele vastu tunda, aga väga hästi ei tule välja. Rohkem on see inglise keel südamelähedasem. Eesti keel on niikuinii. Ja siis mu vanaema rääkis leedu keelt ka, aga seda ma kahjuks ei saanud väga palju kuulda. Aga paljud üldse pöörate tähelepanu teiste inimeste keelekasutusele? No pigem ikka pööran, et eriti kui kirjutades veel, kui ikkagi seal mingisugused kirjavead on, siis ikka natuke segab küll. Aga kõnekeeles ei ole nagu nii oluline. Kindlasti on põnevam rääkida inimesega, kui tal on natuke nagu mitmekesisem sõnavara, aga see nii suur faktor nüüd ka ei ole. Mina ikka üldiselt kellegiga rääkides üritan kuulata, kuidas nemad kasutavad keelt ja milline on nende sõnavara. Nii et vead, sõnavara. Nii. Et minul on ka just see, et kirjutades ma ise nagu üritan ka ennast kontrollida, et ma nagu kirjutaks valesti ja mind isiklikult ka nagu häirib, et kui ma näen, et keegi nagu kirjutab valesti. Aga jah, rääkides ka ikka mulle huvitav on kuulata, kui keegi räägib ikkagist värvikalt või seda on põnev kuulata. No mina ka nagu üldjuhul, kui kuulen või näen kuskil mingeid erinevaid keeli või niimoodi, et keegi räägib, siis ma ikka annan ennast nagu parima, et nagu aru saada sellest. Et pigem kõnekeeles, kui tuleb mingi viga sisse, siis see ei häiri nii palju kui kirjakeelses, et kui kirjas on ikka mitu kirjaviga, siis intelligentne ja viisakas oleks see kas või teisel teada anda, et kuidas õigesti kirjutada, õigesti. Et praegu siin juba öeldi nii palju häid asju, et ma lihtsalt nõustun sellel korral. Sama siin. Et vead on teie puhul see märksõna, mis tõmbab tähelepanu palju, aga lisaks ka sõnavara, aga kas te olete kuulnud ka selliseid nagu piirkondlik erijooni kõnes, kas see köidab tähelepanu, kas seda on üldse märganud, tähele pannud? Urdejooni näiteks. Kuna nagu meie nüüd maisin, siis mul nende erinevate piirkondadega või murdetega väga kokkupuuteid ole, siis ma üks selle osa pealt ei oska kaasa rääkida. Et ma siin hoian ka kõrvu lahti, et kuidas kas on see teie rääkimise taga ka tunda mingit piirkonda, aga te siin rõhutate rohkem Setumaad ja seda Setu mõju teie keeles ei tundu olevat. Aga siis siin ei räägita ka nii, et tegivad ja tulivad ja teeksivad ja midagi taolist. No minul nende murretega on küll niimoodi olnud, et kui ma käisin Valga piirkonnas siis, ja rääkisin seal siis ühe vanema prouaga, siis ma pidin küll mitu korda küsima, et vabandust, aga ma ei saanud mitte midagi aru, et kas te ütleksite mulle siis ütlesingi, et niimoodi, et õiges eesti keeles siis, et ma ei saanud kahjuks mitte midagi aru, et et selles mõttes, et tema jaoks oli see nagu naljakas, et mis mõttes ma ei saa aru, aga kuna ma ei ole siis pidevalt viibinud sellises keskkonnas, kus seda räägitakse, siis ma tõesti ei saanud paljudest sõnadest aru, aga minu meelest oli seda ikka väga lahe kuulata ja mõned sõnad olid ikka, oli lahe, aga need praeguseks hetkeks, kuna jällegist ammu ei ole käinud ja ei ole kuulnud, siis on ära ununenud need värvikad sõnad. Minul on tuttavad Lõuna-Eestist ja vahepeal on ka kuulda, kuidas nad räägivad, mingi asja kohta ütlevad teistmoodi, siis on nagu väga huvitav, aga samas on jälle veider kuulata seda. Mina siin Eesti piirkonnas väga pole tähele pannud. Pole niimoodi sugulased siin ümberringi, aga ma käisin reisil Türgis
ja siis see inglise keel seal, et see oli kohe ikkagi täitsa teistsugune, mis ma muidu siin ikka Eestis ja mujal pool kuulnud olen, et see on väga lihtsustatud ja väga tore keel seal ja huvitav oli kuulda. Aga mis siis teeb ühe keele rikkaks? Sõnad, väljendusoskused, kui palju sõnu me kasutame. Kas me kasutame ühe asja ütlemiseks ainult ühte sõna või me oskame ka natuke teistmoodi öelda? Mina arvan, et ühe keele teeb rikkaks see, kui palju on sellel kõnelejaid, kui selle keele kõnelejaid ja kuidas neile endale see keel meeldib. No ma arvan, et keele teebki rikkaks võib-olla see, et näiteks eesti keeles ongi nii palju erinevaid murdeid ja me saamegi ühe sõna, ühte asja väljendada siis mitmes erinevas murdes ja kasutada nagu nii palju sünonüüme ühe asja väljendamiseks. Ma arvan, et keele teeb rikkaks, et kui pühendunud inimesed sellest on, et nagu ennem ka teised mainisid, et kuidas nagu grammatika nagu vead neid nagu hullud häirivad. Ma arvan, et see teebki nagu ka keele rikkamaks samamoodi. Mina arvan, et ühe keele teeb rikkaks selle keele kõla ja sisukus. Ma nõustun eelmise vastusega. Mina arvan, et keele teeb rikkaks ka see, et meil tuleb neid uusi sõnu täpselt samamoodi siiamaani juurde. Et minu arust vist tehakse igal aastal on mingisugused konkursid, kus valitakse olemasolevatele sõnadele juba uusi juurde. Et see on küll iseasi, palju neid uusi kasutama hakatakse, aga ka see lisab keelele mingit vürtsi. Kas te ise olete ka sõnausest tulnud sõnu kasutanud ja kasutusse võtnud? Ma olen mõelnud selle peale ja mingi aeg võib-olla tõesti nagu vahepeal kasutada, aga need tunduvad nii veidrad või teistmoodi, et niimoodi nagu kassist välja või harjumusest välja, et nagu pikas perspektiivis nad pigem vist külge ei jää. Tuleb siis vist kasutada. Lõpupoole on kuidagi raske, et kõik öeldakse ära juba enne, aga minu arust ka nagu, et keele teeb rikkaks ikkagi see, kui on palju erinevaid väljendeid ühe asja kohta näiteks ja üleüldse suudetakse öelda ühe sõnaga ka palju asju. No ma olen päris lõpus, mul on veel raskem siin. Aga et ma tahaks loota, et kui te siit lavalt pääsete, et siis te omavahel ikka räägite hoopis teistmoodi, kui siin praegu kõikide valvsa silma all. Ja et peale kirjakeele on meil ju ikkagi ka see suuline keel, kus inimene peaks ennast tundma võimalikult vaba. Et siin ei pea õssist näpuga järge ajama ja siin saab rääkida nii, nagu kodus räägitakse, nagu sõbrad räägivad ja loomulikult see, et jutt oleks arusaadav. See käib ka asja juurde. Aga piilume ikkagi veel rikka keele juurde, murdekeele juurde. Kuidas te mõistaksite sellist lauset, et inimesed räägivad murdeid, aga murded räägivad inimeste kohta? Ma arvan, et ma peaks pikemalt mõtlema selle, ei oska praegu midagi öelda. Kas keel ütleb midagi inimese kohta? No kindlasti see murre, mida ta räägib, see ju näitab seda, kus ta pärit on või kus on tema need juured. Et mina võtaksin selle niimoodi. Ma arvan ka, et kui keegi räägib keelt ja mõni teine kõneleja kõneleb samat keelt teises murdes, siis see näitab tema päritolu või nii-öelda seda tunnust, mis murdega räägib ja mida ta esindab. Ja minu arust see näitab ka nagu seda, et kust kohast inimene pärit on ja tema seda kultuurilist tausta ja kõike muud. Aga kas üldse peaks oskama oma paikkonna murdekeelt? Et kas mina peaks oskama? Kas seda on vaja? Kas oma
paikkonna murdekeelt oleks hea, õige, rikkus osata? Ma arvan, et nagu rikkus oleks see küll, iseenesest nagu võiks, aga jah. No ma ei tea tegelikult nagu, kui palju nagu murded nagu näitavad nagu inimest ise, et äkki, et kui näiteks mingi noor nagu inimene nagu oskab nagu mingid Lõuna-Eesti murred nagu väga hästi, see äkki näitab, et nagu et see nagu keel on nagu ikka veel alles ja et see nagu kultuur on ikka veel olemas, vaata. Et see ei ole nagu ajalukku ära kadunud. Ma arvan, et see näitab just seda, et inimene on nagu pühendunud sellesse, et tema jaoks on see murre võib-olla tähtis ja et ma just ütleks seda, et see ei näiteks seda, et kus ta hetkel elab, vaid seda, et kus on tema lapsepõlv võib-olla olnud, et see keel ei jää ju meil külge, ütleme, kuu ajaga, vaid pigem ikka sellega, et kus ta enda lapsepõlve näiteks on veetnud ja kus ta on suureks kasvanud. Mina nõustun kõikide eelnevatega. No minu meelest need murded, erinevad murded annavad meile kõigile kuidagi võimaluse eriline olla. Et ikkagi me kõik ei ole, näeme võib-olla samasugused välja, sarnased välja, aga tegelikult oleme me kõik nii erinevad ja erinevatest kohtadest tulnud ja olemegi erilised. No murded on väga-väga vanad, nende erinevused, vahed on saanud ka alguse ammustest aegadest, aga ometi on murdekeel ka väga elujõuline. Mis tagab keele või ka murdekeele elujõulisuse? No ma leian, et kui me tunneme huvi, tahame rohkem oma keelt osata ja rääkida oma keeles, mitte õppida siin inglise keelt ja minna Inglismaale elama. Et ikkagi, kui me tahame ikkagi enda keelt osata ja arendada, siis see on minu meelest kõige alus. Ja arvan ka, et inimesed ise peavad tahtma, et see keel oleks ja sellele pühenduma ja seda õppima. No eks ikka see huvi on kõige alus, aga kindlasti võib olla ka see, et ma isiklikult arvan, et see põlvest põlve edasikandmine on ka suur nagu lüke võib-olla, et kui su vanaema ikka sulle seda õpetab, siis sa võib-olla tahad seda ikkagist enda lastele ka õpetada ja ma arvan, et see on nagu niisugune võib-olla tore perekonnatraditsioon, et isegi kui sa võib-olla sealt Lõuna-Eestist ära kolid, et siis sa võib-olla ikkagist enda lastele tahad õpetada, et vot näed minu sealt, kus mina kasvasin, jäädi seda sõna hoopis nii ja et võib-olla see traditsioon siis ka. Äkki keelele elujõulise tagab äkki see, et see kogu aeg muutub, et see kogu aeg areneb ja et see läheb kogu aeg ajaga kaasa ja et see ei jää kuhugi tahapoole. Inimesed ka muutuvad ja sellega ka keel muutub. Ma arvan ka, et keele elujõulisuse tagab see, kui seda nagu pärandatakse vanemate poolt lastele edasi ja räägitakse ja uuendatakse aeg-ajalt ja ma arvan, et see ongi. Ma arvan ka, et seda elujõulist annab ka hästi juurde, et kui keel areneb kogu aeg, et tulevad uued sõnad peale ja on uusi sõnu, mida õppida ja edasi kõneleda. Mina arvan, et keele elujõulisuse tagab selle rääkimine just igapäevases suhtluskeeles. Minu arust nagu viimaste aastate peal tuleb seda inglise keelt nii palju sinna eesti keelele näiteks sisse, et ja nii see keel võibki nagu hakata hääbuma. Et jah, mina arvan, et seda keelt peaks kasutama rohkem. Aga kas üks keel võib ennast surnuks laenata või on olulisem see, kas me räägime seda keelt, see, et keel on meile tähtis, keele prestiis? Või võib juhtuda nii, et keel võib ennast surnuks laenata?
ma arvan, et päris surnuks laenata ennast ei või see keel, et kui noored pigem võtavad jah, seda võib-olla seda inglise keelt juurde, siis seda niinimetatud vanemat rahvast, siis ikkagi, kes seda inglise keelt nii palju kõnekeeles ei kasuta, on ikkagi veel alles ja kes siis räägivad seda eesti keelt. Keel säilib kindlasti minu arvates ka läbi rääkimise ja ka see põlvest põlve rääkimine on tähtis osa selle juures, sest vahest kui kõik näiteks koolis ei ole nii huvitav seda keelt õppida, aga kui mõni pereliige sulle räägib sellest, siis see võib hoopis põnevam olla. Siin on mitmest asjast juttu olnud, kaasa arvatud inglise keel. Ja ma tuletaksin meelde, et ka inglise keeles on murded. Nii et ei ole sugugi haruldane, et inimene õpib inglise keelt pool elu, ta on inglise filoloog, lõpetanud ülikoolis inglise filoloogia eriala, ta läheb Inglismaale ja ei saa tuhkagi aru, mis seal räägitakse. Et ta peab seal kohanema ja harjuma, kuidas seal räägitakse. Kui ta läheks Türki, siis oleks selge, et seal on lihtsam, ma ei tea, kas eesti keele puhul oleks siis vaja ka türklastele mingisugust lihtsamat eesti keelt, et millega oleks lihtsam hakkama saada. Aga et võib-olla paari sõnaga veel murrete kohta, et siin juba te ka väga üksmeelselt, et kui on juttu murretes, siis tuleb kõne alla Lõuna-Eesti. Ja mitte Põhja-Eesti. Ja kui ma käisin mõni aeg tagasi Raplas ja ajasin inimestega juttu ja küsisin, et kuidas teil siin ka kohalik murdeelu käib ja elab. Et on teil siin mõningaid selliseid jooni, mis on Raplale iseloomulikud. On, et ikka need metsas ja tiikis ja laudas ja kõik need sellised tugevad astmed. Ja üks mees tunnistas, et see murrete asi on loomulikult tähtis. Aga kui sa oled juba koolis käinud, siis ütelda, et ma sõin 4 kardulast. See kardulas, see juba ei taha enam hästi suust välja tulla. Ja selle Lõuna-Eesti puhul ju see keelerikkus ongi suurem, et nende keel meie praegusest kirjakeelest erineb ja kui me mõtleme oma nende murrete peale, siis ju kirjakeel on need kõige suuremad mahlasemad asjad nahka pannud. Et see, mis kirjakeelde pole mahtunud, võtke siis oma neid murdeid ja rääkige, kui tahate. Aga et see käib jah, et aga küll oleks kahju, kui te lähete Kihnu ja seal keegi Kihnu keelt ei räägi. Te lähete Saaremaale ja ükski poemüüja, kõik räägivad reip. See loomulikult käib tegeliku elu juurde ja et ega keel ei saa olla mingi kunstlik lisand, mida koolitunnis siis peab õpetajale üles ütlema. Mis roll võiks olla siis murdekeelel kirjakeele taustal? Üks keelerikkuse osa, et mis võiks olla murdekeele siis selline roll, et kui me tõmbame piiri kirjakeele ja murdekeele vahel? See on tõesti huvitav ja raske küsimus, millele koheselt vastust leida. Keel annab juurde. Ta teebki eesti keelt rikkamaks ja ta võib olla selles mõttes ka mõne jaoks nagu nii-öelda salakeel, et võib-olla inimesed, kes ei ole, kes ei puutu sellega igapäevaselt kokku ja eriti just noored, võib-olla minuealised on ja, et nende jaoks ongi mõned laused on sellised, millest tõepoolest võib-olla ei saa aru. See on selline põnev ja salapärane.
no eks need murded ole ikka mitmekesised ja mitmekesistavad keelt. Et ega siin muud ei olegi, salakeel on ka. aga kas murrete elujõudu võiks kuidagi mõjutada ka see, kui me räägime sellistesse suurematesse tõmbekeskustesse asumist, Tartu, Tallinn, suured linnad, kas see võiks olla kuidagi kas murdekeelele, üldse eri keele kujudele kuidagi ohtlik, kui tohib sellist sõna kasutada? No minu arust on see väga ohtlik. Et enamasti, kui sa ikka Tallinnasse kolid, siis käid Tallinnas koolis ja käid Tallinnas poes ja siis see ikkagi jääb see Tallinna keelekasutus ikkagi kõrvu ja... Aga milline on Tallinna keelekasutus? Nii nagu ta on. Nii nagu Väike-Maarjaski on kindel keelekasutus, aga ise täpselt aru ei saa, milline, aga on. Aga kuidas ta sellest Väike-Maarja keelekasutusest erineb? Mis on see Väike-Maarja keelekasutus? No ilmselt, kui ma Tallinnasse lähen, siis ma saan aru, et ikkagi milline see Väike-Maarja keelekasutus on. Teised ütlevad? Ise saan aru. Mina arvan ka, et see on ohtlik, sest et ongi tuleb nii palju erinevaid neid murdeid ja keelekasutuseni, kõik on koos seal ja võibki nagu ilmselt tekibki selline üks ühtlane või enam-vähem ühine keelekasutus. No ma arvan just, et Tallinnas võib-olla siis ei oleks nii palju neid, kes räägiks neid murdeid. Ja siis need seal vaikselt niimoodi hääbukski need edasirääkijad võib-olla ära. Et kui ütleme, ei oleks niimoodi, et need murderääkijad siis räägiks edasi teistele seda nii-öelda murdes, siis räägiks edasi enda juttu, siis nad harjuks lihtsalt selle keelekasutusega, mida teised räägivad. Ja murre vaikselt võib-olla hääbuks. Aga kui kaoks murded, kas kaob ka eesti keel? Kui murded kaoks, kas me võime öelda, et eesti keel ka kaob? Ma ei oska öelda, et nagu murded kaoks, et kui kõik läheksid näiteks nagu ühte keskusesse ära, et kas nagu need nagu ei seguneksid, et kas nagu üks ei teeks nagu teist rikkamaks. Et kas nagu eesti keel siis nagu äkki on isegi nagu palju huvitavam ja parem. Et nagu ma ei oska öelda, Ma ei tea, ma arvan, et ära ei kaoks. Pigem ta ei oleks nii huvitav enam. Mina arvan, et kui murded ära kaoks ja tekiks ühiline nii-öelda siis murre, et siis otseselt midagi nagu katastroofilist ei juhtuks. Lihtsalt need piirkonnad, kel oli eelnevalt enda murre, siis nad lihtsalt kohanevad ja elu läheb edasi. Ma veel sellele esimesele küsimusele vastuseks ütleksin, et mina arvan, et keeled ja murded püsivad ainult tänu keskkonnale kõige rohkem. Või nagu, et keskkond on see kõige suurem faktor, et kui mul ikkagi ümberringi räägitakse seda keelt või seda murret, siis see paratamatult jääb mulle külge. Aga kui ma peaksingi tulema nagu ise koos selle murdega peaksin kuhugi mujale kolima ja minu ümber ei ole enam neid inimesi, kes ei räägi seda murret igapäevaselt, siis see annabki võimaluse nagu sellel murdel siis kaduda. Jah, sellega ma nõustun, aga kui murded kaoks ära, siis eesti keel keelena jääks küll püsima, aga ta ei oleks üldse nii rikkalik ja eriline, kui ta praegu on. Need on sellised mõttemängud ja hüpoteesid, et ma millegipärast arvan, et murded ei kao ja kuidas nad võiksid kaduda, et kas siis tõesti Eesti kogu maa oleks võimeline tühjaks jääma, et see, et kogu maa jookseks nüüd Tallinnasse kokku, seda ma ei oska hästi ette kujutada. See, et murded muutuvad, nii nagu elu ees, nii kõik need elus keelevormid ja kõik need lähevad järele,
et seda on ju inimestel endil vaja selleks, et omavahel rääkida ja kõike, aga et siin nendele setupatriootidele ma tuletaksin meelde, et ega siis Tallinnast ei ole setukeel kadunud. Seal on omad ringid, seal on omad laulukoorid, seal on võib-olla setusid rohkem kui Setumaal sinna jäänud ongi, aga et võib-olla ei ole rohkem, aga et seda on tähelepanuväärne arv. Tallinnas on esindatud saarlased, kihtlased, setud ja nii edasi, et see on meie suur linn kõikide oma keelevariantidega ja et selles mõttes siin teil on väga selliseid toredaid mõtteid ja kõik, aga et kui siin midagi pessimistlikku peaks kõlama, siis seda ma ei jaga. Mina olen ikkagi optimistlikuma meelega. Aga kuidas siis rikastada oma kultuuri, oma keelt, kui me mõtleme optimistlikumalt ja rõõmsamalt, et mida teha, et keel püsiks, aga samas oleks rikkam? Rääkida seda ja kui mingigi vähegi huvi on, siis kindlasti ka õppida erinevaid versioone, murteid ja asju, et siis ta läheb samamoodi edasi. Või mida teie teete iga päev näiteks ka, et rikastada keelt, oma keelt harida? Eelmine küsimus nüüd siis, et ma olen ka nõus sellega, et seda rääkida ja õppida veel juurde, aga minu arust aitaks kaasa ka see, kui sa õpiksid või tutvuksid sellega, mis on enne siin nagu olnud, ehk siis nagu uuridagi selle, nagu kuidas rääkisid näiteks minu vanemad ja vanavanemad kõik, et nagu mis nende ajas nagu muutunud on nagu praegusega võrreldes. Ma arvan, et kuidas keelt areneda või rikastada, siis kindlasti, et keel uueneks, siis tuleb ka uusi väljendeid ja sõnu välja mõelda. Nagu ma enne mainisin, et minu arvates ja minu jaoks see arendab ja rikastab väga palju meie keelt. Ma arvan, et tuleks koolis käia kindlasti ja õppida, et kui on selle keele vastu tõsine huvi ja tegeleda selle edasi arendamisega. Et keel ikka, et rikkaks jääks, et tuleb ikka seda keelt rääkida. Ja ma ise püüan ka, et seda inglise keele eesti nagu seda segu, et seda estonglish'it nagu ikka tuleb. Ma üritan nagu ikka, et need ingliskeelsed sõnad nagu eestikeelsete nagu variantide jaoks nagu ära vahetada. Andre, kas ma võin korra sekkuda, et see, mida ma nüüd siin kannatamatult ootan ja kuhu veel praegu ei ole keegi maininud, et kas see keele rikastamine teie puhul ikkagi ütleme selle sõna välja, et kas ei tähenda slängi? Kuidas on teie suhted ikkagi selle teie oma keelega? Ja kas släng on keele rikkus või vaesus? Nii mitu küsimust tuli, et võib vastata slängis. Jah, ikka see släng on ikka rikkus küll, et seda ei tohi, ma arvan, liigsalt tarvitada, et tuleb nagu kasutada kohe mitmeid nagu erinevaid viisi, kuidas väljendada ennast, et mitte ühtemoodi. Aga kas släng ei ole üks erikuju, mis rikastab samamoodi meie keelt ja kõnet? Ma ei saanud praegu aru, kas saate nagu... Et kas släng ei võiks olla ka rikastav siiski? Jah, ka jah. Ma arvan ka, et släng ikka rikastab ka meie keelt, aga ma olen ka sellel arvamusel, et kui me räägiks ainult slängis, siis on jälle see, et hääbuksid need teised rikastavad faktorid, et me peaks kõike kasutama natukene. Mina arvan ka, et släng pigem rikastab meie keelt ja seda tuleb lihtsalt õigel ajal õiges kohas kasutada. No see eelnev küsimus, et kuidas mina rikastan keelt, siis igapäevaselt üritan ma lugeda, kirjutada
nii ma rikastan siis enda keelt, ma ei tea, kas ma nüüd eesti keelt rikastan, aga enda keelt ma rikastan. Slängi poolt mingil määral ta kindlasti rikastab, aga see on jah, mingil määral. Keelekasutajana rikastate kindlasti ka teie keelt, aga mainisite lugemist ja raamatuid, et milline roll on raamatutel ja lugemisel ja mis keeles on raamatud teie öökapi laual? Minu raamatud on hetkel eesti keeles, üritan kõrvale võtta inglise keeles, vene keeles, muudes keeltes kahjuks ei loe välja. Aga kindlasti tahaks arendada ka teisi keeli ja tahaks lugeda ka teistes keeltes. Kui mina loen raamatuid, siis ma ka ikka pigem loen eesti keeles, aga on juhtunud ka inglisekeelseid raamatuid, kui muudest keeltes ei saa piisavalt hästi aru. No minul on ikka pigem eestikeelsed raamatud ja ma arvan, et raamatutel on ikka väga tähtis ja arendav roll meie elus. Ma ka enamasti loen eesti keeles ja nagu minu jaoks küll, et kui ma hakkasin rohkem lugema ja rohkem raamatuid lugema, rohkem artikleid, et siis mul sõnavara kohe paranes ja grammatika paranes ja üldse keele kasutamine oli palju parem. Minul on ka riiulis valdavalt eestikeelsed raamatud ikkagi ja raamatu lugemine kindlasti arendab palju silmaringi ja minul isiklikult olen ka rohkem eestikeelseid raamatuid, kui on ka mõned ingliskeelsed. Ja eelnevalt oli küsimus, et mida raamat välja tuleb, siis mina arvan, et näiteks eestikeelsed raamatud välja teavad meie endi kultuuri, et kui näiteks neid tõlkida siis ingliskeelsesse keelde ja neid anda lugeda välismaalastele, siis nad saavad ka teada, et mida meie raamatud väljendavad, ehk siis meie kultuuri. No minu öökapi pealt leiab hetkel nii inglise keeles kui ka eesti keeles raamatuid, et ma alles siin paar aastat tagasi võtsin esimese ingliskeelse raamatu kätte, et muidu mulle meeldis ka ikkagi nagu eesti keeles kinni olla, et aga see ingliskeelne raamat vahepeal harva pakub seda vaheldust sellele eesti keelele. Minul on ka riiulis kõik raamatud eestikeelsed, kõik raamatud, mis ma lugenud olen, on ka eestikeelsed. Saaksin hakkama ka ingliskeelse raamatu lugemisega, aga eesti keel on mugav ja mina ei ole viitsinud sellest mugavustsoonist veel välja tulla. See on tore. Kuna ma olen siin ääre peal, siis ma kasutan juhust ja hüppaks korraks veel selle slängi poole tagasi, et see ma ei mõelnud seda nüüd nii, et kui te omavahel räägite niimoodi normaalselt omal nooruslikul kombel, et te ei peaks mitte kogu aeg mõtlema selle peale, kuidas te nüüd kangesti eesti keelt rikastate. Aga et see oleks teie selline normaalne suhtlus ja kui nüüd üks teie hulgast näiteks, kellele see släng oleks täiesti võõras, et kuidas tema nüüd peaks siis kuiva suuga kõrvalt vaatama, kuidas teised omavahel suhtlevad, et see oleks ikkagi päris nukker. Ja see võiks meelde tuletada nüüd näiteks meie väliseestlased, kellel on ju see eesti keele õpe ja areng, võiks öelda rahuldav ja kõik. Nendel on Eesti majad, neil on kursused ja muid asju, aga mida neil ei ole, on sellist omakeelset, omavanuselist seltskonda, kus nad saaksid oma slängi tarvitada, õieti seda slängi ei olegi. Et see ei pea olema nüüd mingisugune ülim rikkus, see släng eesti keele jaoks, aga teie jaoks on ta, võiks öelda, üks elu küsimusi küll. Et ärge seda perioodi maha magage. Aga millised raamatud on teie öökapil, kui ka lugemisest ikkagi veel rääkida? Ikka siiru-viirulised, seal on nii mitmesuguseid, aga et see
kui silm käib vahepeal niimoodi natuke laiema ilma peal, siis öökapiraamat peaks olema tingimata midagi kosutavat ja üks selliseid mõnusaid lugemisi viimati oli Minu Kihnu. Et see autor ise on sündinud pajataja, sealt lugedes saab aru, et juba vanaema juba oli selline sündinud pajataja. Et Kihnu elu kohta saab sealt väga palju huvitavat teada ja minge Kihnu. Aga haarasin ka oma öökapi laualt ühe raamatu ja ütleksin lõpetuseks, kirjanik Nikolai Baturin on oma luuletuses Kõnnid ja kulgemised lausunud järgmised read. Kalad ihkavad mõrratusse, tavalistest asume võrratusse. Näod täis tõsidust, nagu liud varju, vaatame ringi ning kohe ei harju. Tunneme veel tagasi, mõtleme kibeda pääle, nagu öösorrid ööst, siit lõpuks leiame hääle. Tundmata siinseid sõnu, rääkima kohe ei hakka, mäletades veel teisi, oleme hooletult vakka. Millised on eesti keele kõnnid ja kulgemised ehk milline on eesti keele tulevik teie arvates? Ma loodan, et me lõpetame positiivse noodiga, aga milline on eesti keele tulevik teie arvates? Ma arvan, et eesti keel jätkab samamoodi, nagu ta on ja ma arvan isegi, et need murded ja kõik jäävad ka püsima, sest mulle praegusel hetkel ei tundu, et need kuidagi eriti palju ära kaoks. Mina arvan, et eesti keele tulevik on täpselt selline, nagu on eesti inimesed ja seda eesti keelt kõnelevad inimesed. Et kindlasti on seda särtsu, mis püsib veel ikka kaua. Rääkides sellest slängist, siis seda ei tohi liialdada, nõustun sellega. Samuti kui vaadata nüüd meie kultuuri, noorte kultuuri, siis julgen väita, et 2 aastat tagasi näiteks, kui kuskil Messengeris näiteks keegi kirjutas sulle midagi ja sa viisakalt oleks pidanud vastama talle okei, vastasid lihtsalt ühe tähega ehk siis K-tähega, et seda on nagu kõvasti vähemaks jäänud ja minu arvates seda peakski vähendama ja kasutama rohkem eestikeelseid väljendeid, mitte lihtsalt vastata lühidalt. Minu arust ei kao eesti keel veel kuhugile ja seda kõneldakse veel kaua. Ma arvan, et eesti keel jätkab nii, nagu jätkab. Et ta, ma arvan, jääb alles ja läheb aina paremaks. Et ma ei usu, et ta kuhugi kaob. Et jah. No mina tahan ka ikka loota, et eesti keelel on helge tulevik ja ma arvan ka, et eesti keelt kõnelevad inimesed ei kao kuhugi ja seni, kuni eesti keelt kõnelevad inimesed ei kao kuhugi, siis ei kao ka eesti keel kuhugi. Ka mina usun ja tahaksin loota, et eesti keel ikkagi jääb püsima ja eks see on meie kõige enda teha ja eks me lihtsalt peame eesti keeles rääkima rohkem. No mina arvan, et kui me jätkame selliste ürituste korraldamist, kus me räägimegi eesti keele tähtsusest, siis ta ei peaks kuskile kaduma, ma loodan. Ma tahaksin tuua siia ühe paralleeli, et on üks kultuurimees, kirjamees, arst, keda te kõik olete koolis õppinud, Kreutzwald. Ja tema on ju meie eepose looja. Temal ei olnud hetkegi niisugust tunnet, et eesti keelel ja eesti rahval võiks olla tulevikku. Selle eepose kirjutas ta eelkõige selleks, et see oleks nagu üks mälestusmärk ühele rahvale, kes on siin elanud. Aga õnneks need olud muutusid, rahvuslik ärkamine sai teoks ja nüüd oleme me juba siin. Et niisuguste ettekuulutuste peale
ma soovitaksin teil küll mitte selliseid kardimoore ja muid ennustajaid, mitte neid uskuma jääda, sest et põhiline, mida meil vaja on, igasuguse uue ja tuleviku jaoks kõige parem sõnnik on vabadus. Ja see on teil olemas, nii et nii nagu te siin kõik mõtlesite, kuidas te eesti keelt rikastama ja arendama hakkate, siis andke minna. Aga ma arvan, et selle sõnumiga ongi hea lõpetada ja me võime olla õnnelikud, et kui te ütlesite, et keelerikkus sõltub keele kasutajatest, siis eesti keelel läheb väga hästi. Aitäh!